Tere! Joon siin looduse kingitust kummeliteed, naturaalset, loomulikku, looduslikku. Ja jäin mõtlema ühele teemale ja see teema on universaalne, see teema on põlvkondade vaheline. Ja see teema on vähe märgatud ja ma heidan valgust täna sinna. Miks? Sest see on küll lihtne teema, nii-öelda natukene varjatud teema, põhjus-tagajärg, aga kui seda märgata teadlikkusega, siis on võimalik väga palju ära muuta, tasakaalu luua, igaüks indiviid ühekaupa edaspidiseks. Tere, mina olen Maris Romm-Fletcher, ma olen valgustöötaja aastast 2012. Ma olen mustrite murdja läbi teadlikkuse ja mitte kõikide mustrite murdja. Mind saadetakse sinna valgustöötajana uues ajas, uue aja teejuhina. Mind saadetakse sinna, kus mingid mustrid lihtsalt vajavad murdmist, sest need enam ei toeta ei inimkonda, ei indiviide, ei keskkonna arengut ega midagi. Ja kuidas ma siis neid murran niimoodi nagu mustreid? Teadlikkusega, tõe jagamisega, sellises võtmes, et need, kes teavad, et midagi on, tõde tunnevad endas ära, resoneeruvad, siis nemad ongi valmis selleks muutuseks, mis neile hüvesid endale ka toob, kui nad arenevad loodusega kaasa. Kui see sinuga ei resoneeru, siis ei ole aeg veel õige ja nii ongi. Aga mina kui ikkagi lapsevanem ja kui indigo laps ise ka, uue aja teejuht, pean ma neid asju rääkima. Nimelt on põlvkondi, kes on küll aru saanud, et eelnevates põlvkondades on olnud mingid, kas või see draama kolmnurgad või mingid muud mustrid, mis kollektiivis on aktuaalne üleüldiselt, siis nad arvavad, et nad teevad heategu, kui nad lihtsalt märkavad seda, nad ei eira seda, nad ei vastandu sellega. Nad arvavad, et nad on heategijad, kui nad lihtsalt aktsepteerivad. Oli nii. Ja jätavad selle sinna paika. See on ka areng seda teha. Sest sellest, kuidas öelda, selle vastand või aktsepteerimise vastand on vastandumine, eitamine, mitte nägemine, pealiiva alla, kõiksugu asju ja see võimendab seda, eks ju. See võimendab kogu seda mustrit tegelikult temas endas, tema ümber ja kõike seda. See on kõige hullem variant, eks, kui seda teha. Leinaprotsessidest räägin. Kui sind huvitavad, mis asjad need leinaprotsessid on, mis asjad need elumuutuste läbimise protsessid on, siis see, mis ma täna räägin, on ka mul raamatu kaante vahele pandud. Uno Bukefeles raamatus, kus sa saad koduselt, iseseisvalt oma elumuutused, oma leinaprotsessid ja eluetapid. Eluetappidest üleminek järk-järguline, omas tempos, omal viisil. Seda saad lugeda minu raamatust Uno Bukefeles minu koduleheküljelt ja Eesti raamatupoodidest leiad selle raamatu punaste kaantega, kogu pere raamat. Ma usun, et sa leiad sealt raamatu kaante vahelt ka tingimusteta armastuse essentsi. Aga leinaetapid on selline praktiline viis, kuidas sa saad ise olla ka ise mustrite murdja ja sellisel leebel, pehmel, teadlikul viisil, mitte agressiivsel viisil, vaid konstruktiivsel viisil. Mu mõte on see, et on selliseid
kes eitavad kõike, pea liiva all, nad ilustavad, nad elavad illusioonis, nad eitavad kõike ja kõiki, mis nende loodud visiooniga või nende illusiooniga ei sobitu. See on selline illusioonikeskne, sest tõde on reaalsus ja reaalsus on tõde ja tõde on vabastav ja tõde on armastus. Ja reaalsus on tegelikkus. Ja sellepärast need, kes põlvkondades on siis olnud niimoodi, et nad on uurinud neid mustreid, mis on eelnevalt olnud, nad on neid vaadelnud, nad on neid püüdnud vaadelda hinnanguvabalt, aktsepteerides. Nii oli, teadvustades, aktsepteerides, isegi kaasa tundes nendele osapooltele, kes seal kõik olid. Ma räägin siis näiteks, ma toon sulle ühe näite, mis see muster on, siis kaassõltuvus või draama kolmnurk, ohver, süüdistaja, päästja. Ühesõnaga, nad on kaastundega aktsepteerinud, et neil oli nii. Tundnud neile kaasa, elanud nende kannatustele kaasa ja mõelnud kaasa. Ja nad on nii sügavalt võib-olla seda sinna isegi võib-olla mõnikord kinni jäänud või oma fookust viinud, et neil ikka oli nii ja et kaastunne ja nende fookus ja energia on natuke läinud sinna, kas ühele indiviidile või kogu suguvõsale. Ja nad on olnud aktsepteerimises, mis on aktsepteerimine on võti tervenemisele tavaliselt. Aga siin on nüüd üks aga. Siin on nüüd üks aga, mida ma olen läbi aja märganud. Ja mida mina ise olen olnud, miks mina sellest räägin või võin sellest rääkida, ongi see, et ma olen märganud, mis on selle varjukülg. Ja mis aitab ka sellest omakorda veel edasi. Et see on natukene selline enesesabotaaži niisugune kinnijäämise punkt, kui seda teha sinna, sest see on teatud mõttes, sa teed kõik justkui nagu õigesti, aga midagi on veel nii-öelda puudu. Et tõesti puudusteadvusest küllusteadvusesse edasi liikuda lõpuni välja. Veel enne finišit ära anna alla. Minul on õigus sellest rääkida sellepärast, et mina olen lõpuni välja neid asju liikunud. Minul on olnud see taip, teadlikkus, julgus, vastupidavus ja järjepidevus. Kas ma olen seda üksinda teinud? Ma tunnen, et uue teejuhina ma pean ikkagi käsi südamele ütlema, et tegelikult on ka minu teejuhid siin. Nende käsi on ka siin mängus, et nad on tegelikult tagataustal mind alati toetanud, näidanud, et see ei ole veel lõpp-punkt. Näe, vaata seal. Vaata põhjust tagajärge, kuidas neil õpi nende kogemustest. Ja eks ole ka nii, et kui sa raamatut kirjutad, siis tegelikult mida sa seal kirjutad, on ka tavaliselt sinu läbitud teekond. Ja mida sa õpetad, sa kinnitad ka, tuletad meelde ka iseendale ja tegelikult need leinaetapid, elumuutuste etappide läbimine, see on spiraalina su ellu põiminud, kui sa oled inimeseks siia maale sündinud. Et selliseid, me sünnime ja sureme energeetiliselt nagu värskendame iseennast energeetiliselt pidevalt. Iga hommik, iga õhtu tegelikult, kui seda teha teadlikkusega.
õppides olema voolamises, õppides oma kogemustest, valides olla iseenda parim versioon, elades iseenda, suunates iseendale, oma arengule, endale kui tervikule. Ja mis see siis, tuleme siis sinna juurde tagasi, et okei, üks asi on see aktsepteerimine, see on ülioluline ja see ei ole alati kerge. Kõik eelnevad põlvkonnad, kes on seda teinud ja aktsepteerinud, jah, neil oli nii, tulnud kaasa, elanud kaasa. Jah, neil oli nii, ma ei anna hinnanguid, ma tunnen kaasa, ma elan kaasa, ma mõistan, ma aktsepteerin, neil oli nii, neil oli raske. See oli nende saatus. Muide, raamat Vabastavate lausete kogumik aitab sul veelgi rohkem protsessidega selliseid eelmiste põlvede mustreid, et nii sinul kui ka järeltulevatel oleks aina kergem ja teadlikum olemine. Tänapäeval on nii palju viisi ja võimalusi, kuidas seda luua. Aga aktsepteerimine on ääretult, see on pöördepunkt. Aga väga paljud õpetajad nüüd siin, mitte ainult perekondades, globaalselt perekondades, vaid ka õpetajad. Nad loovadki selle, et jõuda aktsepteerimisse. Ja tõde on see, et läbi aktsepteerimise vabaneb energia tõepoolest. Vabaneb mingi vastupanu, vabaneb vana. Sest tõde tuli ilmsiks ja sellega ei vastanduta. Seda ei taastoodeta, ei toideta, tõde tuli ilmsiks. Aktsepteeritakse. Leitakse teatud mõttes nagu mingi rahu. See on tõde. See on jõutud mingi lõppfaasi, ma ei ütleks lõpp-punkti, lõppfaasi. Kui ma tahan jõuda, mis see lõpp-punkt siis on? No tegelikult meie elu on pidevalt arenev. Me oleme nagu rändame sünnist surmani. Meil ei olegi lõpp-punkti. Lõpp-punkt ongi see, kui meie teekond siin maal on lõppenud, kuid nagu ma ütlesin, meie selles teekonnas on väga palju surmasid ja sünde ja surmasid vahepeal ehk taassünde ehk muutusi, eluetappe. See on loomulik elu osa. Ja see on pigem isegi eluterve. Ja kui sa seda ka aktsepteerid ja teadvustad ja võtad vastu ja teadki, et keegi sellest ei pääse, et võidaks rääkida ükskõik mis ilustatud juttu, aga see on inimeseks olemise selline kasv, voolamine, eluetappide ja rütmidega kaasa liikumine. Ja pigem on hea, et selline nagu ka rakud uuenevad ja kõik see, eks ju, see on nagu kõik on omavahel seda seotud, need süsteemid, meie organism kui süsteem, aga ka meie hing kui süsteem. Keha, meel ja hing, kõik uueneb, kui me teadvustame. Ja ma tahan öelda seda, et muutus aga, aktsepteerimine on tore, aktsepteerimine on lilleline, aktsepteerimine on tervendav selles mõttes, et suur koormus vabaneb, kui sa loobud vastupanust, eitamisest, emotsioneerimisest. Ja aktsepteerid. Praegu nii on ju, et siis selles on väga paljud tervendajad jäävadki sinna. Et see ongi see tervenduspunkt, lõpp-punkt, et aktsepteerida, et sina ju muuta ei saa. Aga siiski sa saad muuta. Alati saab. Võimalusi on nii palju. Ja see ongi mu mõte, et siit aktsepteerimisest algab alles teekond, sinu enda teekond. Kui sa jäädki aktsepteerimise punkti kinni, siis salakavalalt sa siiski küll vähemal määral, kuid siiski sa lood sedasama, sest sa olid leppimises ju, aktsepteerimises.
et nii oligi, midagi ei saanud sa justkui nagu hakkad seda sama saatust kordama, küll lahjendatud kujul, aga sa ei ole ju sellest punktist, sa ei liigu ju edasi. Sa arvad, et sa oled hea inimene, sa lepid, sa aktsepteerid, mis on olnud ja mis on. Aga tegelikult aktsepteerimisega sa ütled jah sellele, mis oli. Alles siis saab muutus alguse, kui sa aktsepteerid ja reprogrammeerid või nii-öelda lood teadlikku muutust sellele aktsepteerimise tasakaal transformeerimiseks, ümbermuutmiseks. Ja siit algab alles töö. Siit algab alles edasi liikumine sellest punktist, mis on loodud. Ja veevalaja ajastu tahab, et sa seda teeksid, sest ta siis premeerib sind. Väga paljud tervendajad, õpetajad, lihtinimesed, aga ka õpetajad, spirituaalsed õpetajad, kõik, nad on jäänud aktsepteerimisse kinni, leppimisse kinni. Ja justkui nagu mingi jõud vabaneb sellest ja koguneb sellepärast, et sa enam ei vastandu. Aga tõeline jõud ja vägi algab siis, kui sa tegelikult võtad isikliku vastutuse ja hakkad seda ka ümber muutma teadlikult. Erinevatel viisidel. Enesearengu teekonnal käima sellisel moel, et neil oli nii, aga kuidas mina siis tahaksin, et oleks? Või kes siis mina olen siin kogu selles? Sest sa jaatad nii kaua, kui sa ei muuda ümber tõde. Sa tegelikult käid küll vähemal määral, aga sama rada, kordad. Alles ümber muutmisest, teadlikkuse tõusmisest ja teadlikult reprogrammeerimine enda mitte ainult mõtete sõnadega, vaid ka tegudega, igapäevaselt. See on igapäevane töö. Ja isegi kui on raske, sa ikka teed, vaata. Sa ikka lähed. Sest selles on oma ilu, võlu. Ja selles on oma vägi. Tead miks? Seepärast, et sa aktsepteerisid, sa ei andnud hinnanguid, sa ei vastandnud oma eellastega. See tähendab seda, et nemad aitavad sul seda reprogrammi luua ja edasi liikuda. Seal on higher forces in action ka. Et see on ebainimlikult võimas. Aga nad tahavad, et see oleks nagu taassünni protsess, ehk siis see on selline mingi tunneli läbimine siiski. Sest elus maal me tuleme ikkagi läbi kogema. Alles siis on õppetund õpitud. Igasugune võtmine või selline, see on ainult ajutine. Kõik, mis sa lood läbi kogedes iseendale, on alaline. On alatiseks nii. On väekam, on sisukam, on kallihinnalisem, on väärtuslik. Ja see kandub su järeltulevatele põlvedele üle. On ka selliseid põlvkondi, kes ütlevad, et minu idealiseerivad, elavad illusioonis, on loonud mingeid illusioone, elavad oma selles, aga nad ei teadvustagi, et neil tegelikult on lapsed ja lapselapsed. Ja et kui nemad on eiranud neid protsesse, nad ei näe süüdimatult seda vastutustki, see veereb kõik lastele. Justkui nagu. Sellepärast, et nemad ise elavad vales.
nagu see nagu mingi illusiooni mullis. Ja nad tegelikult ei hooli ei eellastest, ei tulevastest, ei kelleski muust kui vaid iseendast. Ja ma saan aru, see on trauma response. See on trauma response, aga see on vales elamine ühtlasi. Tähtis on kuulsus, raha, võim, tähelepanu. Aga ei saada aru, et tegelikult mul on omal lapsed. Ja siis imestatakse, miks mina olen nii, elatakse omas mullis, miks mina olen nii ja nii, aga kõik teised on nii ja nii. See on tegelikult põhjus tagajärg. Sina olid see lüli, kes lükkas edasi kõik, valides elada illusioonis. Aga lohutuseks tahan öelda seda, et need, kes kelle eellased on sellises lülis olnud, elanud vales, siis sellel on alati põhjus tagajärg, et teie elate ekstra tões või alati on elus tasakaal. Mingil määral see tasakaalustub ikkagi teile, et teie panus ja näiteks seegi, kui sa tingimusteta armastust väljendad oma vanemale, kes tegelikult elab vales või illusioonis või omas mullis ja kes seda ise ei ole võimeline jagama, siis sa tegelikult raiskad oma aega, sest ta ei oska seda ja ta ei taha seda. Ta arvab, et on kergem välja lülitada ennast. Ta elab vales. Tegelikult on sniferdanud, et oma taak libistada sulle. Need ongi need, kes on vanemad oma lastele. Aga tavaliselt sellise suurema vastutustundega kaasnevad ka premeeringud. Ausad premeeringud, kui sa oled läbi kogenud, ausalt teinud. Tuleb läbi ka see, et ma alati räägin siin, et oleme North Node ja kõik need asjad, aga sinu South Node'is on tegelikult sinu lõunanaelas on sinu anded, talendid, oskused. Ehk sinu eelmise elu ressurss on see. Nii et see lõunanael ei ole üdini halb. Sellel on ka omad plussid, mida tasub kasutada sinus kui tervikus. Minu võimuses on luua küllust kõigi jaoks. Kaitseingel. Hea, ma tunnen, et see tuleb läbi küll. Kristalli soovitus tuleb läbi mäekristall. Näe tõde, ole läbipaistev iseendaga ja oma lähedastega. Aus ja läbipaistev. Ära püüa luua paremat, ilusamat versiooni, ole inimlik. Ära karda ka oma eksimusi tunnistada või jagada, sest see õpetab inimlikkust. Ja sa ei tea, mis aknad sa võid avada läbi selle. See on tervendav seda tunnistada. Selline ilustatud, liiga suurustatud, selle taga on tavaliselt midagi täiesti selline perfektsus on tegelikult haigus, eks ju, selle taga on alati mingi teema, pungade avamine, vabastavate lausete kogumik. Jaa, ma just soovitasin teile, Uno Pukefeles ka. Meie keha on ise tervendava oskusega. Ja ka meie süsteem terveneb iseenesest, kui sa oled aktsepteerimises. Ole selles mingi aeg aktsepteerimise energias. Kui sa oled juba jõudnud sinnani, bravo, väga hea. Aga ära mämmuta seda, ära tunne kaasa, ära toida oma energiat sinna. See oli siis tõesti, lepi sellega see, et see oli siis, aga mida ma nüüd siin ja praegu, kes ma olen, tuleta endale meelde. Ja mida ma tegelikult luua tahan, kõik on võimalik. Mida ma tegelikult tahan luua endale ja oma järeltulevatele põlvedele.
ja saatku sind tänutunne, värviteraapia, tänu 5-10 asja igapäevaselt tuleta meelde. See saadab otsese signaali universumile, mis on sinu jaoks oluline. Tänu ka selle eest, mis sul veel ei ole, aga mida sa tahaksid. Ehk siis see on ka reprogrammeering. Kummelitee. Et igasugune selline ilustamise taga on mingi kaktus tegelikult. Täidetud tass. Tuleb ka roosa kvarts, mäekristalli roosa kvarts, platooniline. Jõud on minus endas, tõde. Olen rikkuse ja õnne täiega ära teeninud. Küllus loob suurema vabaduse, teen seda, mida enim oskan ja armastan. Just, et see, kui ma olen tihti rääkinud Põhjanaelast ehk sinu dharmateekond, siis kuidas öelda, South Node'is on ka sinu nii-öelda hea karma. Sinu eelmiste elude oskused, anded, ressursid, talendid. Kasuta neid. Kodu ja pere. Ja mis on sinu standardid, mis on sinu väärtused, kasta ja toida neid. Aktsepteerimises ole mõnda aega, aga hakkad tasapisi igapäevaselt alustades tänutundest liikuma ka selles suunas, et kui sa nii ei tahaks, sa oled küll leppimises, aga ära jää sinna jaotusesse kinni. Ära jää sinna aktsepteerimise punkti ainult kinni, see ei ole veel elumuutuste läbimise viimane etapp. Viimased etapid on edasi liikumine, edasi tegutsemine ja tegelikult ka reprogrammeering. Ehk võtta see, mis oli hea, kaasa ressursiks ja see, millega sa leppisid, aga mida tegelikult ju sisimas ei tahaks taas luua. Vaata, et sa sinna leppimisse ära ei kao, ehk siis liigsesse aktsepteerimisse. Sa integreerid selle küll vähemal jaol, aga siiski ju enda ellu. Aga katsu see vähem ka veel omakorda ümber transformeerida, ümber programmeerida. Ja sa oled ühiskonna kangelane sellega. Kui sa ei võitle, ei jää vana jaotusesse kinni, aktsepteerimisse, leppimisse, liigsesse kaastundesse, mineviku mustritesse, vaid hakkad siit punktist siis fookusega looma, eesmärkidega looma, aga kuidas oleks mulle, meile ja ühiskonnale siis parem. Praegu on parim aeg selleks, sest ohver süüdista energiat, kas või sõdade näolgi tänapäeval on, et see on uskumatu. Aga kui iga indiviid tõstab oma vibratsiooni sellise teadlikkusega, edasiliikumisega, juba enda sees, peresiseselt, keskkonnas, ühiskonnas, siis ei ole ruumi sellistele asjadele enam. Sellistel sõdadel hakkab halb või nad nagu kustuvad ära juba eos. Ei nakku, negatiivsust ei nakku. Sõnum. Kõik on kingitus, lähenen kõigele loovusega ja et tundmatusse astumine peab olema loov, peab olema paindlik, leidlik, eks ju, aga ole see annab sulle tiivad. Et jaa, su juured olid sealt, sa tead, kõigil on sarnased mustrid, siin ei olegi väga suurt erinevust, meil kõigil on see kollektiivselt, aga mida sa tahaksid siit loovalt ehitada? Vaimukas. Ja ole loov ja vaimukas, unistused teoks samm-sammult ja hommikurituaal 21 päeva, väljenda tänu ja väljenda seda, et mida sa tahaksid, sa oled küll aktsepteerimises, sa mõistad inimlikult,
et kõigil on nii olnud, aga mida sa siit tahaksid? Kas või 3 punktigi 21 päeva järjest kirjelda, mis punktid sa tahaksid oma elus, et sinu elu ajal kas iseenda heaks või järeltulevatele põlvedele või ühiskonna heaks ümber muuta. Just, esita avavaid küsimusi ja hakka neid lünki täitma. Ja edasi liikuma joondunult käesolevas hetkes, praeguses hetkes. Sinu kodutunne on sinus endas, ükskõik, kas sul on oma päris kodu, kas sul on rendikodu, kas sa oled kuskil praegu külaline. Igatahes sinust saab kõik alguse. Ja alati, kui sa oled, siis ja võtad vastu, siis ükskõik, kus keskkonnas sa oled, kas sa oled laenatud kodus, rendikodus, üürikodus, külalisena kellelgi ajutiselt või sul on oma päris kodu või mitu kodu isegi, alati panusta sellesse keskkonda, enda ümbritsevatele, isegi kui sa oled seal ajutiselt. Kuidas sa saaksid kasulik olla sellel hetkel? See on ääretult oluline kogu sinu järgnevas eluloos. Ära ole lihtsalt võtja, lapselik, vaid ole vastutusrikas. Praegune aeg vajab seda. Ja see loob ka häid suhteid ja see loob ka küllusringlus sulle edaspidi teiste inimestega, isegi kui sa oled seal ajutiselt. Austa seda aega, hetke seal, panustades sinna samamoodi nagu sulle panustatakse või võimaldatakse. Kas sõna, mõtte, teoga, hoia see ring positiivsena, jäta maha alati selline hea tempel, hea kogemus, meeldiv kogemus ja sinu edaspidised kogemused on meeldivad. Isegi kui sa kolid, sa ära mõtle, et saab sellest jamast lahti, vaid müü seda austusega. Tunne, kas sul on hea siin, kui sa oleksid nagu see ostja. Ja kui ei ole, siis tee mingid parandused, täiendused. Sest kui sa lähed uude kohta, sa ostad või satud sellistesse kohtadesse, kus on sul võib-olla ka varjatuid mingeid selliseid, mis saab lihtsalt milleski lahti. See, mida sa teisele jagad, sa saad seda. Elu teeb seda otseselt nüüd veevala ajastus, see ei ole aastaid hiljem ega su järeltulevatele põlvedele, vaid sulle endale. Seega hoia enda ring puhtana. Mida sa välja saadad? See jõuab sinuni bumerangina. See ringleb. Isegi kui sa seda ei teadvusta, see ikkagi teeb seda. Seega see on ka tervendav, sest mida sa välja saadad, see tuleb ju läbi sinu keha. Läbi sinu tahte, sinu keha, meele, hinge. See läbib sind. Seega sellepärast see magnet kõht korises. Varsti on hommikusöögi aeg. Ja see ju ringleb läbi sinu, see loob. Ja siis sa magnetiseerid seda, mida sa äratasid iseendas. Siit. Ja selline kaasloomine tahab, protecting love. Ma näen siin, et on brothers and sisters tegemas koostööd the world maailma hüvanguks, kollektiivse maailma hüvanguks ja protecting love. Armastav, ja mulle meeldib siin, et on selline nagu looduskeskne atmosfäär, et hoolitakse loodusest, teineteisest, maailmast
ja sellest energiast, mida me siia edaspidi panustame, sest lihtsalt aktsepteerimine seda, mis oli, loob seda juurde. Selline jaatus lihtsalt taas loob seda küll vähemal kujul, kuid siiski see on ju stagnatsioon teatud mõttes. Peale aktsepteerimist anna endale aega settelida ja mingi aeg hakka mõtlema, et aga kes mina siis olen ja kuidas mina siis tahan, et maailmas oleks parem. Ja kuidas ma saaksin olla parem versioon iseendast ja mida ma saaksin siia maailma igapäevaselt luua oma mõtte, sõna ja teoga, et oleks parem. Et ma ei jää lihtsalt toppama, minu panus on määrav. Ja see ongi see, et see igasugune depressioon ja ärevus kaob, kui sa suunad ja fokusseerid ja eesmärgistad oma elu sellisel moel. Isegi kui nad on väiksed sammud, isegi kui see algselt tundub sulle mitte nii oluline, kõik on oluline, mis sa panustad ja kuidas sa panustad. Kõik on oluline ja väikestest etappidest võib midagi väga suurt liikuma saada. Mina olen Maris Romp-Fletcher, nagu ma ütlesin. ja kui sind huvitavad minu raamatud, vaata minu kodulehekülge, kui sa soovid sellel teemal lähemalt vestelda, tule eraseansile, kas koha peal, saab ka koha peal praegu Tallinna kesklinnas või kaugseansina üle maailma, nii et kuidas sa tunned. Nii et ja tähtis on ka see üks asi veel, et sa tagastaksid eelnevate põlvede ikkagi selle, et sa ei jää sinna kaastundesse ka kinni. Et sa tagastaksid eelnevate põlvede nende kogemused. Neil oli nii, aga kuidas mina tahaks, et minul oleks? Et ma aktsepteerin seda, ma ei anna hinnanguid, igaüks tegi, kõik osapooled tegid endast parima. Aga kes mina olen, mida mina tahan, kuidas mina loon. Praegu on uued majad, uued ajad ja meil on võimalik täiesti, nüüd on ka 2026 aasta, mis on kokku numeroloogiliselt 1, kui kõik need numbrid kokku liita. Ehitada midagi täiesti uued majad, uued ajad omamoodi ja muuta mängu ja kui iga indiviid seda teeb, siis on päris palju. Ma tunnen, et juba on seda tehtud, valgustöötajad on aktiveerinud, ärganud ja juba päris palju muutnud kollektiivi mängu. Paljastades, mis ammu pidi juba olema paljastatud. Ja kui on paljastatud, siis ongi see, et me saame seda, kui me ei saa seda muuta, siis me saame aktsepteerida ja siis mõelda, kuidas seda vähendada edaspidi, et need enam salamisi ei tekiks. Maailm on muutunud läbipaistvamaks veevalaja ajastul, sest igaüks jagab oma tarkusi, mõtteid ja kogemusi. Kõht koriseb mul tagataustal. Igast neid erineval viisil jagavad omavahel, läbi loomingu, läbi töö, kõige. Ja see ehitab brick by brick üles uut sellist teistsugust. Ja kui seda teha isegi siis, kui olla väsinud või mingil muul moel või mitu asja on käsil, aga ikka tehakse, siis on võimas. Ühtäkki mõistad, et oh my god, nagu praegugi ma näen, et valgustöötajad on juba globaalselt teinud nii suurt tööd, nii suurt muutust loonud, et kurjus ägiseb selle all, ägiseb ja krägiseb ja paljastab ennast ise. Tal ei ole ruumi hingata enam ju. Aitäh teile kõik valgustöötajad, kes te sellele kaasa aitate. Pane like, kui see sind kõnetas ja kohtumiseni.